Tere! Kas teete midagi? Ma ei tea, kuidas teiega on, aga Tritonis oli kiire. Sel aastal tutvustasid nad 3 täiesti uut külafreesi. Esimene on juba Tšehhi Vabariigis, seda müüb Unimax ja loodan, et ka need teised 2 jõuavad meieni aja jooksul. See esimene on selline väike kombineeritud masin. Selle tutvustan teile varsti. Ja need teised 2 on suured freespingid, mille võimsus on 2400 vatti. Üks neist peaks olema legendaarse Mudelitra 001 järeltulija. Seega saab see järjekorra numbriks 002. Ja see teine peaks olema sisuliselt ka selline järeltulija, kuid mudelile, mis on populaarne või oli populaarne peamiselt Ameerika Ühendriikides. See oli Porter Cable'i kaubamärgilt. Selle üle olen ka üsna uudishimulik. See on selline kindel ja robustne alus, kuhu pannakse suur mootor, aga lähme nüüd selle juurde. See tuleb teile sellises robustses kohvris, millel on metallist klambrid ja tavalised hinged, kus on samuti metallist tiht, nii et saate seda avada näiteks 1000 korda. Ja see ei murdu. Nii, ja siin sees on see kaunitaja. Kindlasti meenutab see kellelegi. Ka juba legendaarset, kombineeritud freesi, mis mul on töökojas olnud juba mitu aastat. Nimelt Makitar T0700C. Arvestades, et see on ainus kombineeritud masin, millega mul on kogemusi, siis kasutan seda natuke abiks. Tegin siin sellise nimekirja, millest on näha, et umbes pool. Asjadest meeldib mulle rohkem Tritoni juures ja teine pool, ütleksin, et on jälle paremini lahendatud Makita puhul. Kui ma ostsin selle Makita, siis arvan, et seda sai osta eraldi või siis Steineris. Ma ostsin selle kastis ja sees on ainult selline tekstiilist organiseerija või kuidas seda nimetada. Ja seal on kõik kuidagi kokku pandud. See ei meeldi mulle üldse. Minu arvates on see tõesti ebapraktiline. Nii et kui ma saaksin valida, siis võtaksin pigem siis Steineri, aga korraliku sisuga, korraliku sisetükiga või lihtsalt sellise üheotstarbelise kohvri. Järgmine asi on hind. Tol ajal oli see kombo kindlasti kallim, kui tänapäeval Triton maksab, aga samas ütleksin, et seal oli lisavarustus, veidi rikkalikum, nii et ütleksin, et hinnaliselt on see võib-olla võrreldav. Muide, selle freespinki saab endiselt, isegi sinisena. Seda müüb ka Unimax. Mida see kombineeritud masin tegelikult tähendab? See tähendab, et teil on mootoriseade mitu alust ja te saate neid omavahel vahetada. Lähme vaatame nüüd seda Tritoni. See on praegu niinimetatud süvistusalusel. Ja kui ma selle siin lahti keeran, siis saan mootoriseadme välja tõmmata ja panna selle sellisele lõikamis- või servaalusele. Lähme edasi. Antirestart funktsioon. See meeldib mulle Tritoni juures väga. Ma igatsen seda Makita puhul väga. Ma ei tea, kas uuematel toodetel see juba on, aga sellel siin ei ole ja see tekitab minus alati hirmu. Kontrollin seda mitu korda, kui pistikut. Seinakontakti panen, et veenduda, et see pole kogemata sisse lülitatud, et see lihtsalt käima ei läheks. Siin on see lahendatud, isegi kui see oleks sisse lülitatud ja te pistaksite pistiku seinakontakti, ei juhtuks midagi. Peate selle välja lülitama ja siis uuesti sisse lülitama, et see käivituks. Nii et teil on see kontrolli all ja see on tõesti väga hea funktsioon, millest ma Makita puhul puudust tunnen. Paberil on Triton võimsam, sellel on 880 vatine mootor, samas kui Makital on 710 vatine mootor. Nagu näete kohvris, on siin tavaline paralleelühik, mis libiseb süristatava aluse sisse. Makita puhul ei kuulu see põhivarustusse, kuid seda saab eraldi osta. Muide, see Tritoni oma sobib ka sinna. Seal on see natuke teistmoodi lahendatud. See on läbi sellise adapteri, et saaks kasutada paralleelühikut nii süristatava aluse kui ka lõikamisaluse jaoks. Samal ajal on see, nagu ma ütlen, standard, mis sobib erinevatele masinatele. Sellel on ainult üks puudus. Te ei saa seda kasutada lõikamisaluse jaoks. Osaliselt võtab selle funktsiooni üle see juhik. Seda tunnete ka Makita juurest, kus on laager, nii et sellega saate lahendada kas kopeerimislaagri või siis paralleeljuhiku, kui soovite teha näiteks mingit poolsoon. Lähme edasi Tritoni eeliste juurde. Mikroreguleerimise nukk. Selge, see on ilmselt selle kombinatsiooni suurim pluss. Eriti just selle süvistusaluse puhul.
on teil kõrguse reguleerimine mitte ainult klassikaliselt, et lihtsalt vajutate, vaid ka mikroreguleerimine selle ratta abil. Ja lisaks, nagu Tritoni puhul tavaks, on seal veel üks nupp, et saaksite seda ülevalt juhtida, kui panete selle freesimislauale. Isegi selline suhteliselt väike ülafrees võib muutuda statsionaarseks alafreesiks, kui panete selle lihtsalt mingile plaadile. See kinnitus sõltub teist. Kas ostate juba valmis plaadi, mis on ette puuritud just selle tüübi jaoks, või teete selle muidugi ise? Mina kasutasin kunagi ka Makitat altpoolt. Ja see seadistamine ei ole seal muidugi kaugeltki nii mugav ega täpne, kui Tritoni puhul selle nupuga. Revolvi peatus. Tritoni puhul on 4 erinevat kõrgust, mis on 5 mm kaupa astmelised, ja te ei saa neid kuidagi liigutada. Makita puhul on 3 asendit ja saate neid reguleerida. Ausalt öeldes kasutasin seda reguleerimist vist ainult korra ja sellest ajast alates on see mul kogu aeg samamoodi seadistatud. Aga ma saan aru, et näiteks seeria tootmises on kasulik, kui saate lihtsalt täpse vastastikuse suhte paika panna. Et üks süistus oleks kindlale sügavusele ja teine, täpselt määratletud teisele või kolmandale sügavusele. See pole siin võimalik, aga ma arvan, et enamiku tavakasutajate jaoks on see just mugavam. Teil on seal 4 erinevat asendit. Ja teate, et see on alati täpselt 5 mm üles või allapoole liikumine. Teine asi, mis on Tritoni puhul parem kui Makita puhul, on padrunite eemaldamine, sest need on õõnesvõlli sees vedruga toetatud. Ja neid saab väga lihtsalt välja võtta. Põhimõtteliselt hüppavad need ise välja, samas kui Makita puhul, kes seda omab, kinnitab, et padrunite eemaldamine võib mõnikord olla veidi probleemne. Makita puhul on 6 ja 8 mm padrunid, aga siin on 6,35 mm ehk veerand tolli ja 8 mm padrun. Selle veerand tollise kohta, sest ma tean, et paljud teist ei salli imperiaalseid mõõrühikuid. Ettevõte, kes täna omab Tritoni kaubamärki, on Briti päritolu, seega impordivad nad Unimaxi kaudu ka veerand tollise varrega tööriistu ja need on sageli tõesti suurepärase hinnaga. Nii et ma hankisin endale muuseas veerand tollise padrunika oma suurele Tra 001-le, sest siis saan jälle tööriistade pealt kokku hoida. Kas tulevikus on saadaval ka 6 mm padrun? Seda ma ei tea, aga ma ei välista seda täielikult. Igal juhul proovisin ma siin veerand tollisesse, ka 6 mm varrega tööriista. Näiliselt saab selle sinna kinnitada, see ei logise ega libise välja, aga kui selle käima panete, siis näete, et see on veidi viltu, seega ma kindlasti ei prooviks seda ega töötaks sellega. Ja tead, mis ma teada sain? Et sinna sobib Makita 6 mm padrun. Nii et see on täiesti korras. Selle saate varuosana minu arvates mõne euro eest. Ja saate Tritonis kasutada ka 6 mm varrega freese. Vaatame veel korra sinna kohvrisse, mis siin on. Nagu ma ütlesin, see 8 mm varupadrun. Siis on siin veel 6 kantvõtti paralleeljuhiku ümberseadistamiseks, sest saate selle paigutada nii ühte kui teistpidi ja kinnitada selle millegi vastu, sel viisil. Ja siis on siin muidugi võtipadruni pingutamiseks. Noh, et ma ei unustaks, see on adapter. Just, Briti, pistikupesade jaoks. See tuleb koos paigaldatud adapteriga, nii et ärge ehmatage, peate selle lahti võtma. Ja selle alt leiate Euroopa või kui soovite, siis Tšehhi, pistiku. Nii, ja on aeg rääkida nendest jutumärkides puudustest vähemalt võrreldes Makitaga. Ütleksin, et mootori kinnitamine üksikutesse alustesse on veidi vähem elegantne, sest samal ajal, kui Makital on see kiirkinnitussüsteem, selle ekstsentriku abil, kus te lihtsalt avate ja võtate välja, siis Tritonil on see lahendatud kruviga, mis läheb siia, koonilisse auku. Sisestate aluse ja keerate kruvi. See auk on üsna sügav, nii et peate palju keerama, 4-5 pööret, ja on vaja korralikult pingutada, et seal tõesti mingit lõtku ei oleks. Frees tuli kuivas olekus, mis tähendab, et see kippus kinni jääma, sest need postid olid täiesti kuivad. Seal on tõenäoliselt pronksist puksid, nii et eeldan, et aja jooksul kuluks see sisse ja liiguks. Sujuvalt, aga ma määrisin seda siiski veidi teflonmäärdega. Ja nüüd läheb see palju paremini. Mulle meeldib, et siin on 3-metrine kummikaabel, aga kuna ma olen pedant, siis mõtlen, et on kahju, et see läheb just siia poole, kus on see mikronihik.
Sinna saab küll ligi, aga siiski see kaabel natuke segab siin. Mulle ei teeks üldse midagi, kui see läheks siia poole. Vähemalt oleks mul lüliti niimoodi enda poole suunatud, aga see ei ole võimalik, sest alus on kohandatud. Siin selle lukustusnupu jaoks. Aga mulle tuli mõte, sest siin allpool, sarnaselt nurklihviaga, on sümmeetriliselt 4 kruvi, et kui need lahti keerata, siis saaks võib-olla selle alumise osa 90 kraadi pöörata. Ja siis oleks see täpselt nii, nagu mulle sobib. Ainult, et muidugi tuleb garantiiga ettevaatlik olla. Mõlemal freespingil on pöörlemiskiiruse reguleerimine rattaga 1-6. Ja need väärtused erinevad veidi. Makita puhul on need, kui ma ei eksi, 10-30 000-ni. Samas kui siin on need umbes 11,5 kuni 31 000-ni. Nii et vahemik on sama, ainult et Tritoni puhul on see umbes 1000 pöörde võrra ülespoole nihutatud. Tootja märgib, et sellesse freesi saab kinnitada tööriista, mille läbimõõt on kuni 30 millimeetrit. Muidugi ei mõelda siin varre läbimõõtu, vaid töö läbimõõtu, mis on päris hea. Probleem on selles, et kui kinnitate selle niimoodi mootori külge, sest see on kõige mugavam, ja siis tahate selle sisse panna, siis teil ei vea, sest tava läbimõõt on siin ainult 25 millimeetrit. Nii et see ei ole päris hästi läbimõeldud. Kuigi teiselt poolt, kui tihti te kasutate seda väikest freesi nii suure tööriistaga. Siiski, ma ei tea, miks siin ei võiks olla. Lihtsalt suuremat auku, mille läbimõõt oleks vähemalt 30 millimeetrit. Nii ja lähme Tritoni suurima nõrkuse juurde. Ja minu arvates on see lõikamisalus. Esiteks ei ole sellel üldse imemist. Võite vastu vaielda, et kui ma ainult servasid lõikan, siis on see vähe materjali. Noh, sul on õigus. Siiski, Makita puhul on see just lahendatud nii, et mul pole peaaegu üldse segadust. Nii et ma tõesti hindan seda imemist. Kahju, et seda siin pole ja teine asi on see kuju ja suurus, sest kui panete sinna mootori, siis ma ei kujuta ette, et ühe käega servafrees oleks selline. Ütleksin, et Makita puhul on see kindlasti mugavam käes hoida. Nii et ma võtan seda kui võimalust, kuidas seda mootorit veel kasutada, aga ma kasutan seda peamiselt selles süristatavas aluses. Ma arvan, et teil on nüüd kõik vajalikud andmed, et teha kvalifitseeritud otsust, kas see Tritoni freesping sobib teile või mitte. Kokkuvõtteks ütleksin, et kui soovite peamiselt kasutada seda süvistatavat alust või kasutada seda freespingi lauas, siis on Triton selleks kindlasti sobivam kui Makita. Kuid kui soovite peamiselt kasutada seda servafreesi, siis tunnistage, et see on kindlasti ergonoomilisem ja mugavam käes hoida. Siiski on tore, et Tritonil on see teine alus olemas ja loodetavasti laieneb nende aluste valik aja jooksul veelgi. Link Tritoni freesi juurde leiate, nagu tavaliselt, video all kirjelduses. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi.